No kõigepealt, mis ma teile räägin, ma püüan rääkida hästi praktilisest vaatenurgast ja minu jutt täna põhineb 5 aastat olles Milrem Roboticsi teadus-arendusdirektor, 3 aastat olles NATO küberkaitsekeskuse direktor ja viimase 3 aasta jooksul siis hästi intensiivselt Ukraina küberkogukonna ja kaitsetööstuse ettevõtete toetamisega tegelemise kogemusest. Darkstar, mis on siis pool või enamus minu tänasest tööst, on siis riskikapitali fond, mille missiooniks on aidata ukrainlastel võita sõda ja aidata eurooplastel ennast kaitsta läbi õigete kaitseinvesteeringute. Ja Darkstari põhiinvestor on Eesti riik, kes läbi SmartCapi on sinna pannud esimesed 10 miljonit Eesti 100 miljonilisest kaitseinvesteerimisfondist, mis on üks väga hea liigutus, et see fond üldse Eestis tehti. Aga ma räägiks põhiliselt 5 punkti kaudu. Esimene punkt, milline näeb välja tuleviku lahinguväli. Teine, mis täna Ukrainas toimub tehisintellekti rakendamise mõttes. 3, kuidas sellega seonduvaid ohte püüda vältida. Ja 4, mis see praktilises tootearenduses tähendab ja kasutuses Kaitseväe poolt ja otsustuses hangetes RKIK-i poolt, mis asi, kuidas me hindame tehisintellekti kasutamist ja lõpuks minu vaated Eesti ohtudele ja võimalustele, mis Katri vaadetega peaaegu üks-ühele kattuvad natukene teises detailis. Nüüd kõigepealt tuleviku lahinguväli. Laias laastus võib öelda nii, et see, mis me näeme toimumas Ukrainas, droonisõda, see on, kui mõtleme, tsunami on tulemas, siis on nagu see väike eellainetus enne või vee tagasi tõmbumine enne suure tsunami tulemist. See ei ole asi iseenesest, see on osa suurest protsessist, millest kogu inimkond praegu läbi käib, ehk see, et tuleb inimmõistuse kõrvale tehisintellekt, mis siis esmakordselt pakub meile nagu konkurentsi või tuge, sõltub sellest, kuidas tulevik kujuneb. Aga mis see tähendab lahingupildis? See tähendab seda, et kui täna meil on inimkeskne kaitsevägi, sõjavägi, mis tähendab, et meil on inimkesksed üksused, meil on inimkesksed operatsioonid, doktriinid ja nii edasi, kogu võimearendus on inimkeskne. Ja robotsüsteemid nagu droonid ja otsustustoed pannakse sellesse inimkesksesse süsteemi sisse sinna, kus nad sobituvad, lähtudes sellest, mis meil on saada sinna, aga süsteem valdavalt jätkab olema samasugune, nagu ta on. Kui me räägime disruptive innovationist, siis sellisest innovatsioonist, revolutsioonilisest innovatsioonist, mis põhimõtteliselt toob kaasa, et seda tehnoloogilist uut süsteemi optimaalselt kasutada, peab ka kasutusprotsesse muutma. Militaaris me nimetaks seda siis tehnoloogiline innovatsioon ja doktrinaalne innovatsioon, tsiviilis tehnoloogiline innovatsioon ja protsessi innovatsioon. Ja tuleviku lahinguvälja jaoks on siis nüüd tähtis see, et see doktrinaalne, kuidas me sõda peame uuel ajastul, selle muutus on veelgi olulisema mõjuga kui see, mis tehnoloogiline innovatsioon iseenesest kaasa toob. See tähendab sõjaväe, kaitseväe kujundamisel seda, et me nagu peame kasutama tulevikus sellist mõttemudelit, et me kõigepealt teeme selle kaitseväe 100% robotitega ära ja optimeerime üksused, lahinguoperatsioonid robotite baasil. Loomulikult see ei ole võimalik veel nagu ellu viia veel nähtavas tulevikus, aga kui me oleme selle esimese mõtteharjutuse ära teinud, siis hakkame panema inimest sisse neisse üksustesse ja inimene omab seal tegelikult 2 põhilist funktsiooni, kuhu tuleb inimest panna ja miks tuleb inimest panna. Esimene on tehnoloogiline. Robot on lihtsalt loll või võimetu teatud ülesandeid täitma. Ja teine on eetiline, juriidiline, milliseid ülesandeid me ei taha kunagi robotile usaldada, enne kõiki just eetilised küsimused. Aga sellise mõttemudeliga me saame kujundada siis optimeeritud kaitseväe, mis võtab optimaalselt pidevalt arvesse tehnoloogia arengut ja eriti väikse riigi puhul see on väga tähtis. See on hea koht, kus viidata siis eelnevale ettekandjale, et kui meil toodi siin näide elektrimootoritest. See elektrimootorite näide oligi täpselt see koht, kus tehnoloogiline innovatsioon tuli sisse, mootor tuli sisse, aga protsessi innovatsioon ehk doktrinaalne innovatsioon ei käinud kaasas, ehk me püüdsime seda roboti või püüti seda elektrimootorit kasutada
mingi vana tehnoloogia asendusena, kuigi tegelikult oli siis lõpuks revolutsioon toimus siis, kui me saime aru, et nüüd me võime hoopis teistmoodi hakata neid mootoreid kasutama. Nii, aga siis järgmine teema, tänased näited Ukrainast. Kuna me oleme analüüsinud Darkstari raames üle 500 Ukraina kaitsetööstuse ettevõtte nagu investeerimise eesmärgil, enamustel või suurel osal neist on tooted juba lahinguväljal, droonid, erinevad relvasüsteemid, ja me oleme neist valinud umbes 60 läbi viimase 1,5 aasta oma bootcampidesse Kiievis, kus me siis toome kokku Ukraina kaitsetööstuse, Euroopa kaitsetööstuse, startupi tase ehk siis varajase faasi ettevõtted. Ja ma olen näinud selle 1,5 aasta jooksul, kuidas see kõige olulisem innovatsioonikomponent, startupid, mida nad siis praegu lahinguväljal teevad ja kuidas nad arendavad. Ja see toimub kõik koostöös Ukraina kaitseväega, eliitbrigaadidega ja viimasel ajal ka Eesti kaitseväega. Siis kõige suurem revolutsioon selle 1,5 aasta jooksul on olnud visuaalse navigatsiooni tehnoloogiates, aga ühte asja ütlen veel enne, kui ma tehnoloogiate juurde lähen. Paljud väidavad, ja ma tegelikult olen nõus, et me oleme Ukrainast näinud väga vähe tehnoloogilist innovatsiooni selles sõjas. Väga vähe. Aga me oleme näinud tohutul hulgal protsessi innovatsiooni ehk doktrinaalset innovatsiooni, kuidas me sõda peame. Ja need teemad, kus me saame öelda, et tõesti ei ole võetud mitte lihtsalt commercial off-the-shelf toodet ja nüüd innovatiivselt rakendatud selle lahinguväljal, kus me näeme, et tegelikult on ka tehniline innovatsioon sisse tulnud, siis see on see nimekiri, mis ma teile siin nagu tutvustan. Visuaalne navigatsioon, GPS on ära segatud, on vaja alternatiivseid lahendusi, visuaalse navigatsiooni areng viimase 1,5 aasta jooksul on enam-vähem 0-100, 100 veel kaugel, ilusa ilmaga päiksepaistega, 10-meetrise täpsusega võib selle paugu ära panna nagu kaamerapõhiselt, aga see on enam-vähem tänane state of art, paari kuu pärast on see juba teistsugune, tulevad siis radarid, tulevad siis infrapunakaamerid ja nii edasi. Elektroonilise sõjapidamise signaalitöötlus, kus me saame siis paremini detekteerida, mida vastane elektromagnetilisest spektrist teeb ja sellele paremini vastata. Õhutõrje sihitamine, kui öeldi, et roboti vastu lahingut me niipea ei näe, siis täna Ukrainas me näeme. Täna roboti vastu peab sõda, ehk siis droonid versus õhutõrjedroonid on tänase, ja olen täiesti nõus, see on see väikene eellainetus. Seda suurt muutust me veel näeme, aga see operatsioon on täna juba lahingupäeva välja tegelikkus. Ja konkreetsed numbrid. Kui Shahed droonid olid, vanakooli droonid siin veel 1,5 aastat tagasi lendasid enam-vähem ühe kiirusega ühes suunas, siis nutika õhutõrje drooni tabamistäpsus selle Shahedi vastu oli ligi 100%. Ma ei hakka täpseid numbreid ütlema, natuke alla 100%, aga see oli siis täiesti tehisintellekti põhiline, ehk siis nagu pattern recognition, põhimõtteliselt objekti tuvastus ja Shahedi alla laskmine. Kui Shahed muutus nutikamaks ehk hakkas tegema kõrvale põike manöövreid, mis on täna juba state of art, nagu 1,5 aastat hiljem, siis täna see õhutõrje drooni võimekus neid alla tuua on kukkunud, ma ei teile täpselt numbreid ei ütle, aga väga olulisel määral. Ehk siis robot läks targemaks, teine robot pingutab, et järgi jõuda. Nii et näeme juba roboti vastu, aga see tuleb nüüd järjest rohkem sisse. Juhtimissüsteemi otsustustugi on üks teema, mida paljud neist startupidest arendavad. Konkreetne näide, droonid lendavad üle, suvalised droonid, suvalises formaadis videod. Startup võtab põhimõtteliselt selle signaali videod kokku, stitchib need, õmbleb kokku, teeb 3D mudeli, luureohvitser saadab lennu välja, tuleb lahinguvälja pilt, kus on ära indikeeritud autod, inimesed, tangid, ütleme pataljoni alal, järgmine päev saadab uuesti välja ja siis on näha, kuidas nad on liikunud ja kus nad paiknevad. See on tänane state of art, mida kasutatakse, ehk siis luureohvitseril on see objekti tuvastus on tehtud, mis on praegu tegemisel ja mis on, ütleme, ma ütleks 1,5 aasta pärast state of art, on see, et see otsustustugi teeb ka ettepanekuid selle kohta, Observe Orienti Side Act, et orienti komponenti, ehk siis mida vastane sellega mõtleb ja mis manöövrit me võime siit nagu arvestada vastasele, mida vastane mõtleb ja kuidas me võiksime sellele reageerida. See on väga tugevas arengus täna.
Ja loomulikult kübersõda, infosõda ja kognitiivne sõda on teemad, mis on nagu tohutus kasutuses kogu aeg ja see on nüüd see koht, kus ma ütlen, et Eesti peaks nüüd küll omale tuhka pähe raputama ja tegelikult kogu Euroopa, sest praegu me oleme nagu kauboi noaga püstolivõitluses. Meie tegeleme infooperatsioonide ja kübersõjaga umbes niimoodi, nagu me oleksime mingid kriminaalid seal kuskil, mingid grupid kuskil ja meie siis vastame sellele adekvaatselt. Kui vastaspool peab seda täielikuks sõjaliseks operatsiooniks oma vaates ehk massiivsed riiklikud ressursid, massiivsed riiklikud agentuurid on meie vastu siis teiselt poolt ja näiteks Eestis, kes tegeleb sellega, et Vene mõjud, kuidas Venemaa püüab mõjutada näiteks Eesti demokraatlikke protsesse, mis on Eesti vastus sellele. Mõned vabatahtlikud Kaitseliidust teevad faktikontrolli. Enam-vähem see tase. Me ei ole suutnud nagu luua süsteemi, mis adekvaatselt, aga väga oluliselt eetilistes ja rahvusvahelise sõjaõiguse kontekstis suudaks sellele vastata, sest peaaegu kõik, mida vastane selles domeenis meie vastu teeb, on tegelikult juba ebaseaduslik ja läheb rahvusvahelise humanitaarõigusega vastuollu. Kuidas me saame sellele vastata niimoodi, et meie ei läheks, on põhiküsimus, mida me peaksime väga palju intensiivsemalt igapäevaselt arutama kui varem. Ja see viitab ka sellele, et väga hästi enne öeldi ka, et tehisintellekt või kuidas me tehisintellekti kasutame, et kui ta teeb seda, mis me tahame. Praegu tehisintellekt teebki seda, mida Putin tahab väga suures osas meie vastu. Aga miks meie tehisintellekt ei teeks sama aktiivselt selle teise tehisintellekti vastu seda, mida meie tahame? See on meie jaoks praegu võtme küsimus. Nii ja siit edasi... Mis on siis selles suures pildis suur risk? Suur risk on see, et me teeme tapjarobotid. Tapjarobot definitsiooni kohaselt ei ole definitsiooni, aga üldiselt mõistetakse niimoodi, see on see robot, kes teeb ise otsuse, kas tappa inimene või mitte. Ja meie, ma arvan, demokraatlikus maailmas, kuigi siin nagu oli mõte, et võib-olla see on vältimatu, aga siis kaob ära see, siis on küsimus, et mille eest me üldse võitleme. Kui meie eetilised ja ennekõike siis eetilised väärtused, kui me need ohverdame. Ja meie suur teadusküsimus ongi, kuidas eetiliselt teha roboteid, mis on piisavalt võimekad siis meie kaitsmiseks, niimoodi, et me vastasest ei ole olulisel määral nõrgem. Ehk siis, kuidas toimetada tehisintellektiga nii, et sellest ei sünniks tapjarobotid ei väikse drooni tasemel kui ka massiivse keelemudeli tasemel. Ja selle kohta mul on siis minu ainukene sisuslaid sellel ettekandel. Tahtsin tutvustada teile raportit. Mul oli au olla osa IEEE ekspertgrupist, kes on tegelikult üsna head kaasautorid seal, maailma juhtivad diplomaadid, teadlased ja nii edasi. 2 aastat analüüsisime ja see on internetist vabalt alla laetav. 2 aastat analüüsisime siis grupiga, millised on sellised põhilised siis eetilised ja tehnilised väljakutsed, kui keegi arendab, kasutab või juhib siis autonoomsete relvasüsteemidega seonduvat, ehk siis see puudutab nii kaitseväge, hankeid, seadusandlust kui ka arendust. Ja mida siis tähendab see, et mida me peame läbi mõtlema, kui me tahame tehisintellekti ehk autonoomseid funktsioone siis eetiliselt ja juriidiliselt korrektselt kasutada tootes, siis näete, see on ainult väike sisukord. Ja me 2 aasta jooksul me jõudsime järeldusele, et ega me lahendusi ei jõua selle väikse autorite grupiga pakkuda. Mis me saame teha, on see, et me püstitame küsimusi ja märgime ära need punktid, kus tuleks pöörata tähelepanu näiteks arendusetappides, et meie relvasüsteemid oleks ethical by design ja ennekõike just AI kasutamise, tehisintellekti kasutamise kontekstis. Nii, ja siis selles mul oli tegelikult mõte, et ma käin kogu selle nimekirja pikalt ja põhjalikult läbi, aga kuna mul 15 minutist sai vist 10 minutit, siis see hakkab juba läbi saama. Kokkuvõttes on hästi tähtis aru saada, et kui meil on mingi eetiline põhimõte,
et me ei taha ehitada tapjarobotit, siis sellega seondub väga palju operatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi, mis tuleb kõik läbi mõelda, ehk inseneride ja eetikute ja juristide debatt tootearenduse algusest peale on ülitähtis. Ja samamoodi lõppkasutaja kaasamine selles arutluses, ehk siis Eesti kaitseväelased. Nende kaasamine on ülimalt oluline. Nii, ja lõpetuseks siis Eesti võimalused ja ohud. Ma ütleks, et Eesti jaoks kõige tähtsam on aru saada sellest, ma arvan, me saamegi aru, et kui on väike ja suur omavahel koos, siis väike võidab tehisintellektist suurusjärkude võrra rohkem kui suur. Venemaal on suva, palju need inimesed surma saadavad. Korea sõda, mäletate sõjajutte, lihtsalt ameeriklastel said kuulid otsa, aga hiinlaseid tuli ainult peale. Kas oleks hiinlastel olnud kasu veel rohkematest kuulipildujatest nende poole peal? Ei, saada malakaga neid inimesi, kui need on sul roppu moodi. Täpselt samamoodi me näeme Ukrainas Vene rünnakuid ukrainlaste vastu. Ehk siis väiksem pool võidab tehisintellekti kasutamisest kindlasti rohkem. Nii et Eesti jaoks kasutuselevõtt on väga tähtis. Kuidas me saame stimuleerida, et Eesti kaitsetööstus oleks võimalikult hästi kasutaks tehisintellekti? Selleks on üks ja ainuke asi, mis me saame teha, on maailma parim kaitseinnovatsiooni ökosüsteem siin samas Eestis. Ja ma julgen öelda, et tänase seisuga see ökosüsteem on üks parimaid, kui mitte kõige parem Euroopas ja võib-olla ka kogu maailmas, no mitte kogu maailmas, Euroopas kindlasti esikolmikus, kahe hulgas kindlasti, sest suured riigid magavad ja tundub, et nad teevad pikaajalist strateegilist innovatsiooni nagu mingid superarvutid ja keelemudelite arendus muidugi väga hästi, aga selles komponendis, kuidas nüüd startupid teevad odavaid süsteeme, optimeerides kättesaadavaid vahendeid, mis just Eestile hästi sobib, siis selles osas nendega koostöös Eesti on parim. Ja miks ta on parim? Kõigepealt number 1, ja ma räägin nüüd oma kogemusest, kuidas Starkstari investeeritud ettevõtted ja meie poolt nagu koostöö ettevõtted, kellega me teeme koostööd, mis on nemad öelnud meile Eesti kohta, miks nad tulevad näiteks siia Ukrainast ja nii edasi. Esimene on ikkagi meie tüüpiline see e-riik. Sa saad e-residendiks, sul on võimalik ettevõtte alustada, sul on isegi võimalik pangakonto avada, kuigi sa maksad 1000 eurot kuus pangakonto tasu kaitsetööstusettevõttena, aga teistes Euroopa riikides on see nagu suurusjärgu võrra kõik keerulisem. Ja Eesti 100 miljoni investeerimisfond SmartCapi käes on ka üks väga oluline asi, mis seda toetab. Ehk on tehtud häid poliitilisi valikuid. Teine asi, Kaitseväe, Kaitseliidu ja Kaitseministeeriumi eestvedamine. Just arusaamine, et innovatsioon on riigikaitse lahutamatu osa ja seda tuleb toetada. Täna see on maailma parim. Ma ütleks maailma parim. Ja kolmas asi on ühiskonna kaasatus. Ühiskonna kaasatus, mis tähendab seda, et peaaegu igas teises Euroopa riigis on nagu see mingi kaitseväe asi või sõjaväe asi ja siis on nagu meie rahumeelne ühiskond, ärge meid puutuge. Eestis me saame aru, et see on koostöö teadlaste, õppe ja kaitseväe vahel. Ja viimane asi siis sellest samast kaasatusest. Ülikoolide, tsiviilülikoolide panus riigikaitsesse on Eestis. See nõuab tohutut pingutust veel täiendavalt, sest teaduses juba natukene koostööd tehakse, võiks teha väga palju rohkem. Kaitseväe võimekus seda teadust tellida tänu viimase aja arendustele, ennekõike just tuleviku väejuhatuse loomise protsessis, see võimaldab nüüd Kaitseväel olla veelgi palju parem, targem tellija ka Eesti tsiviilülikoolide suhtes. Aga lõppsõnaks kõige olulisem asi, mis mina arvan, et Eesti saab teha, kindlasti kõik on nõus, et eksperdid selles valdkonnas, kaitsevaldkonnas, just tehniliste ekspertide ja miks mitte ka juriidiliste ja eetika küsimuste ekspertide olemasolu Eestis on võtmetähtsusega. Ja selleks minu meelest Eesti kõigis tsiviilülikoolides peaks igal üliõpilasel olema võimalus valida kõrvalerialana kaitseinnovatsiooni kõrvaleriala, mille Eesti peaks välja töötama Kaitseväe Akadeemia ja tsiviilülikoolide koostöös ja seda moodi, et see eriala annaks võimaluse siis ülikooli lõpetajal valida kas kaitseväeline karjäär innovatsiooni ohvitseri suunas, kas reservohvitseri sõjaaja ametikoht või siirduda edasi kaitsetööstusesse või kaitseteadusesse ja selle koha peal ma lõpetan, aitäh. Nii, aitäh, Mart. No nii, aga üks küsimus. Ja, väga kiire käsi. Tänan. Tanel Mällo Küberneetika aktsiaseltsist.
minister Pakosta rõõmustas siin päeva alguses, et eestlased on tehnoloogia usku ja kiire küsimus selle pinnalt on, et kas selle religiooni sees need tehnoloogia usku inimesed, kuidas sina arvad, kas nad ütlevad autonoomsetele tapjadroonidele jaa või ei? Ei, me ütleme ei. Me oleme tehnoloogia usku ja me oleme eetika usku, sest me oleme demokraatlik riik ja me usume sellesse, et me saame teha eetilisi valikuid, mis annavad meile edu. Me peame lihtsalt olema piisavalt nutikad, et see koju tuua. Niimoodi, aga see on hästi palju, no ärme lähe detailidesse. Jah, ma arvan, et Eesti inimene ei taha näha tapjarobotit oma õue peal. Nii, aitäh, aga ma kasutan võimalust, et mikker on mul, sest mul tekkis selline tunne, et see, kas teha tapjarobotit või mitte, ei ole eetika ega juriidika küsimus. See on tehnoloogiline küsimus. Kui me suudame teha adekvaatset sidet, et inimene suudab nagu vaadata, et kas see on nüüd see, keda ma peaks tapma või ei ole see, keda ma peaks tapma, siis ta saab seda otsust teha. Kui sidet ei ole, siis on reaalselt ainuke võimalus kas anda alla või teha tapjarobotit. Nii et see on selline tähelepanu juhtimine. Ma ei tea, kas sa nõustud, aga... See nõuaks järgmist 15 minutit debatt.